Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tänases Pallkorvi saates räägime pikemalt Eesti meistrist BC Kalev Cramost. Nendele, kes soovivad võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse, tuletame aga meelde, et loosimistes osalemiseks tuleb liituda meie Facebooki lehega Pallkorvi. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Eesti meister Kalev Cramo otsib uut täiendust. Teatud tüüpi mängijate vastu Gladness sobib ideaalselt, teatud tüüpi mängijate vastu ta nii hästi ei sobi. Samamoodi Tollefsen, et meil oleks vaja ühte sihukest kahe vahel olevat mängijat ja nüüd ongi nagu klubi nagu otsus, et mismoodi nagu minna, et kui nad leiavad, et selleks, et sellist mängijat saada, esiteks sellist on raske üldse leida praegusel hetkel turu pealt. Aga kui me leiame ja teda saada, siis võib juhtuda, et me peame Apso teinetest loobuma. Martin Torbek loodab hooaja edenedes klubisisesed konkurendid üle mängida. Praegu see, et ma ei ole nii palju mängida saanud, ma arvan, et see ei näita veel kogu hooaja nagu pilti, et nüüd hakkabki nii olema. Et tuleb omad korrektuurid teha ja vaadata, miks treener ei pane mängu ja siis sealt edasi. Et oled võitlustahet täis? Muidugi. Eesti Korvpalliliit käivitas harrastajatele mõeldud rahvaliiga, esimene etapp toimus Jõhvis. Eks ta selles mõttes paneb inimesed suhtlema väljaspool tööaega. Sportlik pinge, kriisiolukorrad, suhtled kolleegidega, võib-olla lähed palliväljakul natuke tülli, näed inimesi ka nagu hoopis teises keskkonnas. Ja tänane pikem intervjuu tuleb Kristiine spordimajast, kus vestleme BC Kalev Cramo peatreeneri Alar Varrakuga. Tere! Tervist! No alustakski kohe sellest, et miks me oleme siin Kristiines, kas see on nüüd Kalev Cramo kodusaal või kas teil on üldse sellist kodusaali? No kodusaaliks me peame ikkagi Saku Suurhalli, aga elu on näitanud, et Saku Suurhalli juhtkond teeb väga head tööd ning neil on kogu aeg maja pidevalt täis ja neid treeningpäevi sinna jääb meil üsna napilt, nii et näiteks sellest tulenevalt ka, miks meil see poolaasta on niivõrd vähe kodumänge, et lihtsalt seal olid juba broneeringud peal ja me pidime vahetama, ja siis me teeme siin kas Siilis või mõnikord ka Audenteses teeme trenni. Aga ei ole selle peale mõelnud, et siis võib-olla ikkagi vahetada kodusaali, et saaks trenni teha samas kohas, kus on mängud. Ka Kalevi spordihall tegelikult kevadeks valmimas, kas tulevikus mõtlete ka selle peale? No nimeta mulle see saal, mis oleks kodusaal, kus võib ka mängida VTB liigat, et neid saale ei ole. Aga see me on Kalevis harjunud juba, see on aastaid olnud, et peame treenima muudes kohtades, kus me mängime, et midagi teha ei ole, olukord on selline. Aga lähme nüüd käimasoleva hooaja juurde, et Eesti liigas hetkel 2 kaotust, karikavõistlustel olete jõudnud poolfinaali, et kuidas neid Eesti mänge siin kokku võtaksid, et kui tõsiselt üldse lähete Eesti liiga mängule, kas samamoodi valmistute igaks vastaseks eraldi nagu VTB-s või ikkagi hooaja alguses ei ole Eesti liiga nii oluline? No ikka on oluline, et Eesti liiga on meie jaoks ikkagi samamoodi eesmärk on seatud see võita ja tõesti võib-olla seda spetstrenni ja võib-olla seda skautingut tehakse vähem kui VTB mängudes, aga Rapla mängus meil ei olnud veel asjad nagu ei sujunud nii hästi ja teiseks me ei teadnud Raplast midagi ka, meil ühtegi videomaterjali nendest ei olnud aga Tartu mäng juba me teadsime, me olime neid näinud ja me olime teinud kõik skautingu ja kõik, aga saime kõik enda juba kätte initsiatiivi ja kõik, aga lõpuks ikkagi Tartu tegi väga hea teise poole ja meie just kehva ja lõpuks kaotasime, nii et nii ta on, et nüüd viimane mäng Raplaga karikamängus, siis oli juba peaaegu 40 minutit ikkagi mäng meie kontrolli all.
Samas hetkel siin meie selja taga teevad mehed trenni Wilsoni pallidega, millega siis mängitakse VTB ühisliigas. Et kas te treenitegi nüüd rohkem Wilsoni pallidega või lihtsalt on see tingitud sellest, et olgu ka televaatajale öeldud, et salvestame seda intervjuud enne Nižni Novgorodiga mängu, et nüüd järgmine on VTB ühisliiga mäng, siis teete nende pallidega trenni? Täpselt nii on, et jällegi aastaid juba, et kui on liigadel erinevad pallid, siis vastavalt sellele me teeme trenni, et praegu nüüd on Nižni Novgorodiga mäng, me teeme Wilsonitega palli, tuleme sealt tagasi, on veel mitu Estikate mängu, siis terve see periood me teeme Spaldingutega trenni ja Balti liiga tuleb, siis teeme Moltenitega trenni, et aga see on täiesti meile juba tavapärane rutiin. Aga tulemegi nüüd selle ühisliiga juurde, et enne seda Nižni Novgorodiga mängu tabelis kirjas 2 võitu, 2 kaotust, et kuidas oled nüüd mängupildiga rahul, et viimane mäng Astanaga täitsa ilus mäng? Noh, ilus mäng, et ega ütleme nii, et meil oli ikka väga hea viskepäev ka, et ma usun, et see mäng oleks ikkagi punkt-punkti olnud lõpuni, et sellise visketabavuse juures ja just see, ma pean silmas ka nende raskete viskete osakaalu, et niisuguse viskete juures meil oleks 4-4 juba, et seda iga päev ei juhtu ja tuleb ka mujalt nagu saada, et näiteks see Permi võit, mis meil sai, tuli hoopis muude nüansside pealt, et ja Minski kaotus lisaajal just vastupidi, oli tasavägine mäng ja nemad panid rasked visked ära seal viimastel sekunditel ja meie eksisime toopäev ka vabadelt kohtadelt. See on korvpall ja teatud tippklubid suudavad stabiilselt visata peaaegu iga päev, kuigi neil tuleb ka halbu päevi ette, siis ikkagi üldiselt tuleb kõigil selliseid olukordi ette. Aga enne kui hakkame lahkama täpsemalt komplekteeritust ja mängijaid, vaatame, mida arvavad alanud hooajast mehed ise. BC Kalev Cramo meeskonda kuulub tänavu 6 legionääri, ameeriklased Mikkel Gladness, Robert Upshaw, Demonte Harper ja Mark Tollefsen ning venelane Aleksander Gavrilov ja valgevene koondislane Vitali Ljutic. I've never had a problem with being able to get along with players. We don't have selfish players on our team. We don't have jerks on our team. So I mean, as long as everybody feels like we're a family and we share and we try to share the ball, then I mean, I won't have any problems. С каждой игрой я считаю, что мы находим взаимопонимание, играем все лучше и лучше. То есть тренером тоже полностью, как я, так и все ребята довольны. То есть он доверяет нам, мы доверяем ему, и как бы я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Eesti koondislastest kuuluvad Kalevi rivistusse Gregor Arvet, Erik Keedus, Martin Torvek, Rain Veidemann ning Sten Timmu Sokk. Lisaks on nimekirjas ka Silver Jurno. Äsja lahkus meeskonnast Janar Soo, kes siirdus Tartu Ülikooli ridadesse. Eestlastest on hooaja alguses suuremat koormust kandnud Rain Veidemann, samas on pärast üsna edukat suvekoondises klubihooajal esialgu üsna vähe mänguaega saanud Martin Torvek. Muidugi tahaks mängida rohkem, aga hooaeg on pikk ja mänge on palju, et kui vaadata siin 2 varasematki hooaega, siis tegelikult mängijatel ka endal tulevad tõusud ja mõõnad, et kes mängib teatud perioodidel paremini ja praegu lihtsalt olen vähem saanud, et on palju mänge ees, vigastused tulemas, ma arvan, et minu aeg on veel tulemas. Kui Martin Torvek on tuntud eelkõige oma kaitsetegevuse poolest, siis koondise ees tegutses ta mitmes mängus resultatiivselt ka rünnakul ja sellist mängu loodab ta hooaja edenedes näidata ka klubi eest. Ütleme, koondise suvi tuli ründe poole pealt võib-olla natuke paremini välja kui varasemad aastad on olnud, et ma arvan, et ma olen kogu aeg vaeva näinud ja lihtsalt see oli aja küsimus, aga praegu see, et ma ei ole nii palju mängida saanud, ma arvan, et see ei näita veel kogu hooaja nagu pilti, et nüüd hakkabki nii olema, et tuleb omad korrektuurid teha ja vaadata, miks treener ei pane mängu ja siis sealt edasi. Et oled võitlustahet täis? Muidugi. Gregor Arbet, kes hooaja alguse jättis vigastuse tõttu vahele, on tänaseks vigastusest täielikult taastunud. Ma arvan, et 100% ei saa veel öelda, aga suht koht sinna, et enam tunda ei anna ja ma lihtsalt see korvpallivorm nagu nii-öelda tagasi saada. Meeskonna väljavaateid hinnates usub Arvet, et peagi leitakse õige mängurütt. Ma arvan, et see klapp ka vaikselt iga päevaga läheb aina paremaks, et uus võistkond võtab alati aega.
et mängijad õpiks üksteist tundma, mida kellelgi oodata, et ma arvan, et me oleme leidnud enam-vähem üksteise niisugused nagu tugevamad küljed, mida kellelgi oodata, aga iga päevaga me läheme aina paremaks. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja jätkame vestlust Alar Varrakuga, et hooaja alguses ütlesid, et selleks hooajaks on teil päris huvitav koosseis, et nüüd on paar kuud juba koos harjutatud, mängitud, et mida ütleksid nüüd? Eelkõige siis legionäride kohta. No paari kuud ei ole veel, et paar kuud saab täis novembri keskel, aga ei, mingi pilt on ees, et nagu ma ütlesin, et siis koosseis on huvitav, mis ei tähenda automaatselt edukust, et ma arvan, et mis ma ei räägi nii VTB mõistes, siis kõige suurem puudujääk on meil ühest sellisest võib-olla niisugusest jõulisemast pikast, et noh, selge on see, et me ei saa osta endale siin Euroliigast mingeid mehi, aga ühte sellist jõulisemat pikka, võib-olla niisugust 4-5 vahepealset mängijat oleks meile võib-olla vaja, et aga samas ma arvan, et antud võimalust, mis meil nii-öelda treeneritel ja manageridel see summa, mis ees oli, siis nagu ma ütlesin, me saime kokku huvitava satsi, et suuri etteid ei ole, pigem nagu ma arvan isegi et hästi, et ma ütlen lihtsalt ideaalpildis oleks võib-olla üks siuke sobiks meile ka siia veel vahepeal ära. No hästi suur küsimärk on praegu ikkagi Robert Upshaw, et milline on tänase hetke seisuga tema tervis ja üldse tuleviku väljavaated, on ta klubisse jäämas, millised ootused tema suhtes? No, antud hetkel 100% otsust meil ei ole tehtud, aga nagu ma ütlesin, siis et meil et mängu mingit natukene muuta, teatud tüüpi mängijate vastu Gladness sobib ideaalselt, teatud tüüpi mängijate vastu ta nii hästi ei sobi, samamoodi Tollefsen, et meil oleks vaja ühte niisugust kahe vahel olevat mängijat ja seda ka klubi juhtkond teab ja ma olen seda probleemi juba teadvustanud endale ja siin treeneritega omavahel rääkinud juba mitu nädalat. Ja nüüd ongi nagu klubi nagu otsus, et mismoodi nagu minna, et kui nad leiavad, et selleks, et sellist mängijat saada, esiteks sellist on raske üldse leida praegusel hetkel turu pealt. Aga kui me leiame ja teda saada, siis võib juhtuda, et me peame Upshaw teinetest loobuma, aga no ma ütlen, vaatame, et variante on väga palju. Teine võimalus, panustame, proovime teda arendada, ja kindlasti ta läheks paremaks, aga ma ütlen, kolmas probleem on see põlveprobleem veel, et kui ta ikkagi täismahus ei saa kaasa teha, peab talle hakkama tegema pidevalt erikohtlemist, siis see on jälle raske teda nagu arendada, nii et variante on palju. Kas see põlveprobleem nüüd tekkis mingi vigastus või see on ikkagi mingi vana viga, mis on nüüd välja löönud? Jah, et see oligi see kurb asi, et tal otseselt mingit vigastust ei olnud, vaid siin nende koormustega hakkas tal see põlv valutama ja tal on kunagi seda põlve opereeritud ja nüüd tuli siis välja, et seal ikkagi, kas siis seda peab arsti käest küsima, aga noh, lühidalt kokkuvõttes ma arstile ütlesin, et räägi nagu võimalik lihtsas keeles, ta ütles, et tal on see probleem, et kas see operatsioon pole õnnestunud või mingi muu jama, et see põlv on tal probleemne ja nagu on, nagu te näete, teda trennis ka ei ole, et 2 nädalat arst ei lubanud tal üldse korvpalliga tegeleda, et siis saab nagu põlv nagu paraneb, saab näha, mis saab täpsemalt nagu on, et see tuli halva üllatusena nii endale kui talle, et nende koormustega lõi see probleem uuesti välja, et suvel, kui ta nii ei teinud, siis ei olnud tal mingit probleemi. Upshaw'st sai nüüd räägitud, Gavrilovi võib-olla panus ongi võistkonnas väiksem, võib-olla rohkem Eesti meistrivõistlustel, aga räägiks veel natuke lahti ülejäänud 4 legionäri panusest või ootustest, et võib-olla kõige paremini on alustanud hooaega Harper, et
kas näed, et ta saaks veel rohkem anda võistkonnal või kas ta on ikkagi täitnud just neid ootusi, mis oli teda palgates? Alati mängijate palkamisel tuleb hinnata mitut kriteeriumi, et kas tema palgasoov ja meie poolt pakutav vastab ka tema tulemusele, siis ma arvan, et Harper on kindlasti mängija, kelle panus võistkonda ja tema palganumber on kindlasti võistkonna kasuks. Et kui siit edasi liikuda, siis on jäänud mulje, et ka võib-olla Tollefsen ei ole väga kallis mängija, aga on alustanud hooaega, rünnaku osas väga hästi. No täpselt, me jõuame sinna tagasi, et see üldse üldine komplekteerimine, mis sa rääkisid, siis see nagu üldine küsimus, siis ma arvan, et meil on läinud hästi, et ressursse on siin aastast ja meil järjest vähemaks jäänud seoses igasuguste muude teemadega, aga me oleme suutnud ikkagi võistkonna tase enam-vähem siin juba mitu aastat ühtlasena hoida ja ütleme, et need mängijad siin, seesama, kes mu selja taga viskab, siis ütleme, Elegar ikkagi sai temast ikkagi tunduvalt rohkem aga ma ütlen, et see olenemata sellest, ma arvan, et kõik mängijad, kes meil siin on oma hinna kvaliteedi suhte poolest igati oma palka väärt ja isegi ma arvan, et rohkematki, kui me oleme neile pakkunud. Lõpetuseks veel siis paari sõnaga ikkagi selle Gladnessi ja Ljutici kohta ka, et Gladness, ma saan aru, et tegelikult ootused on täitnud, aga lihtsalt on vaja ühte pikkaga, kellel oleks suurem keha ja Ljuticiga võib vist rahul olla. No Ljuticiga kindlasti, et me teame teda juba ammu, Minskis ta kuidagi jäi ebasoosingusse ja lõpuks tal sai leping läbi ja tahtis tulla ja tänu sellele oli ta ka oma palganumbris väga paindlik ja tema panus kindlasti on, eks meil kõigil treeneritel mängid kõigil on plussid-miinused, et selge see, aga et kindlasti temaga võib ka rahul olla ja täpselt nagu sa Gladnessi kohta ütlesid, siis tal on omad väga suured plussid aga ma ütlen, et Apso on ka täpselt samasugune, et teatud vastaste vastu tahaks natukene teistsugust mängijat. Raske leida, aga vähemalt midagi teistmoodi, et raske leida, kes on tõesti nagu mängib selge ees, viskab väljast, on tugev, kiire, neid on maailmas, aga need maksavad miljoneid. Aga ühesõnaga te hoiate praegu turul ikkagi silma peale? Ja, hoiame aga ma ütlen praegu, eriti just siin oktoober-november on väga haprad need valikud, et enamus on ikkagi juba lepingu teinud ja see uus laine, kus hakatakse võistkonnas muudatusi tegema, tuleb tavaliselt kuskil jõulude paiku, et ja on teatud hulk mängijaid, kes ei NBA-st üle, aga me oleme siin uurinud paari mehe kohta, aga need numbrid, mis me suudame pakkuda ja nemad tahavad erinevad, mitte nagu natuke, vaid isegi ikka väga palju, nii et siin ei ole mõtet isegi läbirääkimistest astuda. Aga aitäh, Alar Varrak, selle intervjuu eest. Ja, palun. Meie räägime nüüd aga veel legionäridest. Kalev Cramo legionäridest on hooaja alguses kõige rohkem silma paistnud Demonte Harper, kes VTB ühisliigas on kogunud meeskonna resultatiivseimana keskmiselt üle 16 punkti ja jaganud parimana ka ligi 6 resultatiivset söötu. I'm actually trying to learn at the playmaker position, learn to be a better playmaker because I feel like I can do this really good. So right now I'm still a little bit undecided, but I'm really starting to like to be a playmaker and get the team involved and just run the team. Lisaks Harperile on Kalev tänavu tagaliini palganud Valgevene koondislase Vitali Ljutici ja Moskva CSKA-st saanud laenule Aleksander Gavrilovi. В Эстонии много говорят об этом, что после квалификационных игр чемпионата Европы очень трудно начать сезон клубный. Как ты чувствуешь себя после этих игр? Я чувствую себя хорошо, но да, может действительно тяжело немножко, потому что все команды собираются чуть пораньше и тренируются все вместе, то есть может химия командная налаживается чуть раньше, то есть мы немножечко поздно собрались, и поэтому считаю, что чуть-чуть долго приходили в свою именно оптимальную игровую форму, но сейчас мы в порядке, я считаю, сейчас показываем хороший, достойный баскетбол. Kalev Cramosse tuleku eel pidas Ljutic nõu ka oma koondise kaaslasega.
Решил прийти сюда. Очень хорошая организация. Мой друг Паша Ульянко играл здесь несколько лет назад и рассказал мне, что здесь очень хорошо, что клуб играет в единой лиге ВТБ, то есть это очень сильная лига, и мне очень здесь нравится, я очень счастлив, что здесь. Eesliinis on Kalevil kasutada kõhna kehaehitusega rohkem eemalt visata armastav Mark Tollefsen, hetkel vigastatud Robert Upshaw ja NBA kogemusega Mikkel Läädnes. You can never be satisfied. I mean, it's always something that I can work on. I'm still trying to get, pick and roll coverage and stuff better. Not just it's really the do or die for us winning games, but it's very important. And I always take pride in my defense, so that's one thing I always want to try to make sure that I get as perfect as possible. Kuigi Läädnes on juba 30-aastane, siis üritab ta igapäevaselt ka individuaalse tehnika kallal tööd teha. Offensively, that's always been the thing of mine that I haven't been the best, or I've always trying to find things I can get better at on offense, and it's a whole lot of them. But I think it's more so trying to fit in with the team and trying to find my spots in our offense and not go outside of our offense just to shoot shots or just to find my shots, but try to be a team player as well. So I mean, of course, offensively, I will always try to get better no matter how old I am. So that's a big point that I see a lot of. I made a lot of improvement, and I see I can still make a lot of improvement in. Kalev Cramost veel nii palju, et eile kaotas Eesti meister VTB ühisliigas Siim-Sander Vene koduklubile Nižni Novgorod 81-102. Siim-Sander Vene viskas Kalevi vastu 14 punkti. Aga nüüd loosimise juurde. Enne tänast saadet tuli taas Facebooki lehel jagada meie saate reklaami ning selle eest lubasime auhinnaks ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Ja võitja loosingi kohe välja ning võitja on Ita Blond. Palju õnne võitjale ja võtke meiega palun Facebooki privaatsõnumi kaudu ka kohe ühendust ja võitjaks on siis Ita Blond. Meie tänases viimases videoloos saate aga näha, kuidas möödus Rahvaliiga esimene etapp Jõhvis. See ongi, et meil praegu on nagu satsis 6 inimest, kellest ühes trennis käib ainult 2 inimest ja kõik ülejäänud on nagu üle Eesti laiali, et mingit kokkumängimist ei ole. Eks ta selles mõttes paneb inimesed suhtlema väljaspool tööaega. Sportlik pinge, kriisiolukorrad, suhtled kolleegidega. Võib-olla lähed palliväljakul natuke tülli, näed inimesi ka nagu hoopis teises keskkonnas, võib-olla kui sa töö juures neid tavalises situatsioonis ei näe. Võib-olla mõni haigusleht vähem näiteks nüüd sellel talvisel hooajal, kuna sa ise täna sporti tehtud, aga minu vanuste jaoks on igastahes paras süükene Rahvaliiga tasepäev. Täitsa hea. Mis siin on, see ongi ju sporti tuleb teha ja kes on harjunud seda tegema, siin ei ole ju midagi karta ega häbeneda, pange satsid kokku ja tulge mängima ja mõtlen, siin ei ole midagi ulmet, siin on tase on täpselt selline paras. Ma arvan, et selles mõttes inimeste omavaheline läbisaamine ja tundmaõppimine nagu erinevates olukordades, ma arvan, see on põhiline. Aga ketsid jalga ja pallid kätte ja loopumine.
seda puhtana nagu hoida, et nii nagu see süsteem loodud on, et jah, et harrastajad nagu. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Olgu veel öeldud, et Rahvaliigas toimub 5 etappi ning kõik on oodatud osalema. Selline saigi tänane saade. Me kohtume taas 21. novembril kell 22.00. Seniks aga pall korvi! Y'all ready for this?